Esimeste sammude seas keskendutakse haridusele ja tervishoiule, need on ka suurimad kuluartiklid riigieelarves. Nii hakatakse õpetama ja kasutama AId koolis ning otsima mooduseid perearstide ja kiirabi paberitöö vähendamiseks, koos võimalusega kasutada AId ka diagnoosimisel ja olukorra hindamisel. Kuidas täpselt selgub projektide käigus? Seda kõik avalikustati täna Eesti AI programmi avalikustamisel. Kokkuvõttes on eesmärk ikkagi see, et eestlastest saab kõige AI targem rahvas. Ja praktikas see hakkab välja nägema nii, et 100 000 inimest saavad siis läbivad 18 kuu jooksul, 100 000 Eesti inimest, 18 kuu jooksul läbivad sellised õpitoad. See tähendab seda, et kõik saavad ennast sinna kirja panna, lähete leheküljele eesti.ai. AI seostub aga enamikele ChatGPT-st igasugu asjade küsimisega või meelelahutuseks piltide genereerimisega. Aga saab palju rohkem. 50% umbes, 48–50% Eesti elanikest kasutab suuri keelemudeleid, aga väga vähe me kasutame seda produktiivselt oma tööks. Et me tahame tuua siis erialade kaupa, ametioskuste kaupa rohkem pilti seda, kuidas ma päriselt saan oma tööd teha kiiremini ja kuidas ma päriselt saan võib-olla siis leida rohkem aega, et teha loovamaid asju siis ja vähem tehnilisi asju siis ise teha. AI-st saab täna mõelda 3 kihis. Esiteks on siis infrastruktuurikiht, mis on siis füüsilised serveripargid, et kus päriselt siis neid arvutusi tehakse. Teine kiht on siis mudelid, kus me kindlasti teame ettevõtteid nagu OpenAI, mis siis päriselt ehitavad siis suuri mudeleid, mis täna nõuavad 10 miljardeid dollareid investeeringuid. Ja 3. kiht on siis inglise keeles aplikatsioonid, et mis on siis sellised rakendused, mis võtavad need mudelid ja selle pinnalt ehitavad siis päriselt äppe nagu ChatGPT, mida inimesed saavad kasutada. Eesti algatus tegeleks just selle jõukohase osaga ehk rakendustega. Lukas Kristjan Ilves aga toob välja, et AI kasutamiseks on vajalik ka tööprotsesse muuta. Seda tundis ta juhtumil, kui AI rakendus avastas koheselt vea hasartmängumaksu seaduses, samas kui seda ei leidnud üles 10 ametnike silmapaarid. Mul oli, kui ma selle apsakale jaanuaris tegin, see eelis, et ma toimetasin lihtsalt vaba radikaalina. Ja ilmselgelt, kui sa oled tänase õigusloome jurist ministeeriumis, kes vastutab selle korrektsuse eest, sest see korrektsuse tõestandard, mida me sinult eeldame, on hoopis teises kohas. Ja see harjutus, mida riik peab nüüd läbi käima, mitte lihtsalt kuidas AI kasutada, aga kuidas ta niimoodi kasutada, et see tulemus ja kõik need normid, mida me oleme seadnud endale kvaliteedi osas, tõhususe osas, et me neid ka täidaksid. See kõik peaks edendama majanduskasvu, aga kas valitsus ei müü meile liiga lihtsat lahendust, et küsime kõike AI-lt ja maailm läheb heaks? Valitsus tegeleb muidugi suure osa päevast, 99,9% ajast nende reaalsete igapäevaste probleemidega, julgeolek, majandus, kõik need muud mured. Nii et arvan, et tehisintellekti potentsiaal on selles, et meie jõukus kasvab kiiremini, meie tööväärtus on suurem, meie tööga rahulolu on parem ja me saame rohkem tegeleda nende asjadega, mis on meile olulised. Selle jaoks on see tegelikult vajalik.